Kaunis keskhommikut. Täna on stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Ja millest meil siis ikka selliste kliima soojenenud ilmadega rääkida, kus temperatuur kogu aeg tõuseb. Praegu on juba nii soe, et lausa palav. Lauri, sa oled kindlasti oma elektrienergia eest saadavad arved kõik kätte saanud. Ma loodan, et sa maksad ikkagi rohkem kui Kaido Ööbelson. Ja kass enam süüa ei saa. Jaa, eks me oleme kõik need arved kätte saanud ja eks ta nagu nii-öelda ebameeldiv üllatus ole ja väga paljudele ja tegelikult olukord on ju väga tõsine. Et me oleme hästi palju ka saanud kirju erinevatelt inimestelt, emadelt, pereisadelt, eakatel inimestelt, kes tegelikult on jutumärkides väga murelikud. Arvestades olukorda, kus siis elektriarve on ületanud tulusi ja mis siis inimene sellises olukorras peab tegema, et kust raha võtma. Ja mõni on kirjutanud, ega tal muud üle jäägi, kui läheb ja võtab kiirlaenu. Aga me saame väga hästi aru, mis tähendab olukord, kui inimene on sunnitud minema kiirlaenu võtma selleks, et sellise lihtsa nii-öelda vajaduse või siis teenuse nagu elektri eest tasumiseks. Ja selle peale praegu Reformierakonna minister ütleb, et asi läheb paremaks. Tuleb ära oodata kevadet, siis kevadel hakkab päike paistma, tuul puhuma, ja küll need siis arved ka nagu sulavad. Ja see on, ma saan aru, et Reformierakonna ametlik poliitika. Ja teine pool, mis me oleme nagu kuulnud, et ise olete rumalad. Et miks te ei ole kõik siis fikseeritud paketi peale läinud. Ma lihtsalt tahan meelde tuletada, et oli meil teatud aasta ja aeg, kus siis tegelikult Reformierakond andis välja signaali, et inimesed nüüd on aeg tegelikult minna üle börsipaketi peale, et seda tuleb teha ja kõik nii edasi. Aga nüüd siis öeldakse vastupidist ja see ongi see nii-öelda energiapoliitika, mida Reformierakond ajab koos oma nii-öelda rohesuunaga. Ja see on viinudki meid sinna, kus me praegu oleme ja tegelikult kiireid ju lahendusi ei ole, aga samas Keskerakond on välja pakkunud praegu nii-öelda ajutisi meetmeid, mille osas me andsime sisse eile ka otsuse eelnõu, vaatame, kuidas valitsusel reageerib, aga eilse nii-öelda Riigikogu päeva nii-öelda osas ma võin öelda, et seda teemasid me käsitlesime ka Riigikogu saalis. Ega peaminister ei olnud rahvaga jälle. Ehk siis rääkis enam-vähem samat juttu, mis minister Sutt, et kui kevad tuleb, asi läheb ikkagi parem. No selle peale tuleks isegi mina, et kui kevad tuleb, et siis võib ilm minna soemaks ja ka tuba. Aga mida Mihhail tuleks teha, et järgmisel aastal olukord oleks natukenegi leebem kogu ühiskonna jaoks, kui ta praegu on? Tegelikult ma arvan, et ka tänane kriis ei ole veel lõppenud. Inimesed said jaanuari arved, aga tulevad veel ka veebruari arved. Ja ma ei oleks selle peale tulnudki, et veebruaris võib ka külm olla. Ja tegelikult kogemus näitab, et ka märtsis võib olla külm. Ehk siis see olukord ei ole praegu lahenenud. Ja kui keegi peab võtma kiirlaenu, siis sellega kahjuks olukorda parandada ei ole võimalik. Ja minu arvates tegemist on kriisiga ja valitsus peab ka vastavalt reageerima. Et loomulikult me peame rääkima ka pikemast perspektiivist, aga täna on operatiivne kriisi olukord, mida tuleb operatiivselt lahendada. Sest kui täna inimene ei saa arvega hakkama, ei saa kuu aja pärast arvega hakkama, see on vaesumise risk. Lihtsalt täna me peame tunnistama, et väga paljud Eesti inimesed elavad iga päev vaesumise riski olukorras. Ja kuna juba täna me teame, et inimesed ei saa endale lubada, et nendel tekiks mingi reserv, siis iga elektriarve on väga suur koormus.
ja selle mõju ühiskonnale ja tegelikult tulevikus ka majandusele on väga suur, sest vaesumine tähendab koormust sotsiaalsüsteemile ja kui tekivad probleemid ettevõtetel, siis see tähendab, et on sulgemise oht ja see omakorda jällegi tähendab, et vähem raha tuleb eelarvesse ja rohkem inimesi kaotavad tööd ja see on veel üks kord mõju ja koormus sotsiaalsüsteemile. Ehk siis, kui täna lähtuda Reformierakonna loogikast, et probleemi ei ole, siis valitsus peab arvestama sellega, et tulevikus tuleb lahendada veelgi suuremad probleemid. Ja sellepärast teistes riikides alati reageeritakse operatiivselt. Soomes vaatamata sellele, et seal on elektri hind 2 korda väiksem, räägitakse toetusmeetmetest. Leedus oli ette nähtud selline võimalus juba alguses peale ja eelarves on ette nähtud 80 miljonit selleks, et inimestele võimalikud suuremad kommunaalkulud kompenseerida. Seal küll jutt on küttekuludest, aga tegelikult see on sama teema. Neil siis valitsus tegeleb sellega, et seletab lahti, miks inimesed on ise süüdi. Ja selles ongi vahe, et kui teistes riikides, Euroopa riikides on olemas nii arusaam kui ka operatiivsed tegevused, sest siin me näeme ainult retoorikat. Aga mehed, öelge siis, mida tegelikult teha tuleb, sest mina ikkagi ei saa aru. Meil on olnud põlevkivi, meil on olnud terve Ida-Virumaa näinud olulisel määral pikki aastaid juba Eesti ajast saati. See ei olnud ainult Nõukogude, juba Eesti ajast saati näinud vaeva, et Eesti oleks varustatud ja nüüd on selline olukord, kus nagu kõik on tehtud valesti. Et kus siis valesti läks, kus see jõgi hakkas tagurpidi voolama? Ja no vaata, seal on nii-öelda kiire loomulised otsused, mis tuleb ära teha ja siis on nii-öelda tegelikult peab paika panema normaalse jätkusuutliku energiapoliitika, mida tegelikult meil ei ole ja mul on selline tunne. Aga miks ei ole, Lauri? Ja sellepärast, et praegune valitsus, kes on nii-öelda juba tükk aega olnud siin meid valitsenud oma teadmistega, nad on puhtalt roheusku, vaatamata sellele, et see nii-öelda ideoloogia põhine lähenemine on selle asja nimi. Ja vaatamata sellele, et see on mõjunud meie majandusele laastavalt, vaatamata sellele, et see mõjunud Euroopale laastavalt ja me tegelikult kuuleme juba Euroopast paljude riigipeade nii-öelda suust, et süsteemi tuleb muuta ja viimati ka Tšehhi peaminister siis saatis Euroopa Ülemnõukogule ka kirja, kus ta jällegi juhtis tähelepanu selle asjaolule, et me peame üle vaatama CO2 nii-öelda kvoodi siis turu, lihtsalt tuletan meelde, et siis kui kogu see CO2 kvoodindus rakendati, siis räägiti nii-öelda piirhindades kuskil seal 20-30 eurot, nüüd on see juba pidevalt tõusnud 80-90 eurot megavati kohta ja see ei ole jätkusuutlik. See teebki tegelikult meie põlevkivi tunduvalt kallimaks, kui ta tegelikult võiks ja peaks olema. Ja see ongi see üks kõige suurem probleem, mida me peame lahendama, seda me peame tegema Euroopas. Ja kui ma üleeile tähendab siis Riigikogus sellest ka rääkisin ja peaministrile osundasin tähelepanu, et näete, et Euroopas käib juba teised tuuled, teie ikkagi jätkate selle oma nii-öelda rohepoliitikaga, et miks teie siis ei vaata seda sellise viisil, nagu vaatavad juba väga paljud Euroopa siis teised liidrid, et taotlege ka omalt poolt. Teeme siis ühiskirja Euroopa Ülemnõukogule, hakkame sellega tegelema. Siis see on tulnud kõne alla. Selles mõttes see ongi see küsimus, et kas sa nagu vaatad nagu oma rahva nii-öelda vaatevinklist ja kuidas oma rahval oleks hea ja praegusel olukorral eriti, või siis sa lähed selle nii-öelda peamise sellise ideoloogiaga kaasa ja sa ei puuduta üldse seda teemat. Ja nüüd, mis puudutab kogu seda juhuelektrienergia tootmist,
noh, siis tekib tegelikult, ma arvan, kõigil meil õigustatud küsimus. Meil riigile kuuluv ettevõte, siis Enefit Green, kes oli vahepeal ka börsil, investeeris palju raha juhu elektritootmist, sealhulgas ka Soomes. Mäletame, et ta ehitas välja tuulepargi, mida tegelikult müüs kahjumiga maha. Ja tegelikult see ongi maksumaksja raha, kus siis me saime vastu 107 miljonit. Ja täpselt samamoodi on praegu ju Eesti, kuna Enefit Green on ära tulnud või ära toodud börsilt, kuna ta oli juba kahjumlik, siis Eesti Energia ametlik seisukoht on see, et nemad praeguses olukorras roheenergiasse, juhuelektrisse rohkem ei panusta, seda rohkem ei arenda. Teiselt poolt, see on riigi ettevõte. Teiselt poolt, meie valitsus ütleb, et hea erasektor, panustage sinna. See on ilgelt hea turg ja see tegelikult me vajame need täiendavad võimsusi, aga see ei lähe kokku. Miks siis on nii, et üks nii-öelda ettevõtte omanik ütleb riigi näol, et ärge rohkem teeme seda, see on kahjumlik. Aga teiselt poolt antakse signaal, et see on kõigi lahendus. Kõigi lahendus on see, et kui meil tekib järsku, peaks tekkima seda tuult ja päikest juurde ja samas minister Sutt ütleb, aga tegelikult on nii, et me näeme, et talvel see ei toimi ja tuleb oodata kevadet, siis paistab päike ja puhub tuul ja asi läheb paremaks. Aga ma saan aru, Mihhail, et tegelikult meie perspektiiv ongi see, et me toodame elektrit ainult suvel, siis kui see on võimalik ja talvel siis puhkame. No kui rääkida tõsiselt, siis... Ma olin täitsa tõsine. Olgu, see oli nali. Ei, no ma jätkan seda kohe. Üks Reformierakonna liige, parlamendi liige, oma Facebooki postitus ütleski, inimesed koguge suvel raha selleks, et saaksite talvel ära maksta arved. No tegelikult see ei ole vastutustundlik, kui riik kõigepealt annab inimestele signaali, et oske endale päikesepaneelit ja liituge börsipaketiga tänu sellele, et elektri hind muutub odavamaks ja siis, kui tekib elektri hind, seesama valitsus ütleb inimestele, aga te ise olete ju lollid, et teil on börsipakett. See on ju praegune olukord. Aga kui rääkida pikemast perspektiivist, siis meie praegu lähtume sellest, et CO2 kvootide maht ja kvootide hinda on loodusseadus. Et see on igaveseks. Ja lähtuvalt sellest ehitame üles energeetikastrateegiad. Aga see ei ole ju mõistlik lähtuda sellest, mis on praegu või mis võiks juhtuda lähi 3-5 aasta jooksul. Tuleb lähtuda pikemast perspektiivist ja varukindlustus, aga ka elektri hind sõltub sellest, kas meil on olemas kohalik energiaallikas. See meil on olemas. See on põlevkivi. Nüüd, kui me räägime tehnoloogiatest, põlevkivi ei ole piisavalt roheline ja piisavalt efektiivne seal lihtsalt põhjusel, et riik ei ole sinna investeerinud. Tehnoloogiad on olemas, kohalikud tehnoloogiad, 100 aastat Eesti on arendanud põlevkivisektorit ja meil on vastav kompetents olemas, sealhulgas ka meie ülikoolides. Ja teadlased sellest räägivad, et palun, see on olemas, miks te seda ei kasuta. Ja teine suund, et loomulikult, ja see ei ole ainult Eesti mure, see on Euroopa mure, et kui Euroopa ei vaata üle energeetikapoliitikat, siis Euroopal majanduskasvu perspektiivi ei ole. Ja kui majandus ei hakka kasvama, siis on väga suure küsimärgi all julgeolek ja tegelikult üldse Euroopa Liidu eksistents. Ja see arusaam on juba tekkimas, kui mitte öelda tekkinud, et Euroopa riikide liidrid saavad aru, et edasi niimoodi ei saa, et lihtsalt see ei ole jätkusuutlik, aga see on eksistentsiaalselt ohtlik, kui niimoodi edasi. Ja meie ei soovi reaalsust tajuda. On ka teine teema, kus meil ei soovi reaalsust tajuda, aga energeetika on see koht, kus me ei soovi reaalsust tajuda.
ja tegelikult koos teiste riikidega me peame taotlema energeetikapoliitika ülevaatamist Euroopa Liidus, sealhulgas ka CO2 kauplemise tingimusi. Ja mina olen kindel, et kui seda ei juhtu, siis Euroopa Liidu majandusel perspektiivi ei ole ja kui perspektiivi ei ole majandusel, siis ei ole üldse mingit perspektiivi. See on väga hirmus. Isegi Trump tunneb meie muret meie üle. Teadmiks pärast või? Nii. Ta on ju selgelt öelnud, et Euroopa peab üle vaatama oma CO2 kvoodinduse ja eks tal on omad põhjused. No esiteks ta ju tahab meile fossiilset kütust müüa. Ma arvan, see on number 1 põhjus. Ja teine põhjus on loomulikult majanduslik. Ehk siis kui Euroopa tegelikult ei suuda rohkem nii-öelda raha toota, siis ju tegelikult kuskil see raha liigub ju edasi ja reeglina ta liigub sinna, kus on nagu paremad tingimused ja me räägime Aasiast ja Hiinast. Seal, kus on kirg, ehk siis nad kindlasti jälgivad juba ka seda tendentsi. Aga tuleme nüüd korra. Ameerikal on olemas üks strateegiline dokument, mida nad siis koostavad iga aasta, ehk siis julgeoleku strateegiline dokument ja eelmise aasta siis dokument ütleb meile väga konkreetselt, et nii nagu Ameerika näeb olukorra Euroopas, et esimene asi, majandus on langustrendis ja see on juba päris pikk periood, kui Euroopa majandus langeb ja on toodud välja ka võrdlus siis skaala, kus Euroopa SKT maht maailma SKT-st oli 30 aastat tagasi neljandik, ehk siis 25% ja täna ainult 14%. Ja see on langustrend. Ja kui me räägime julgeolekust, siis Euroopal täna ei ole potentsiaali julgeolekuks ka majanduslanguse tõttu. Ja siin paar nädalat tagasi NATO peasekretär ütles väga konkreetselt, et kui täna Euroopas keegi arvab, et me suudame tagada julgeolekut ilma USA toetuseta, siis unustage ära ja see on tsitaat, et see ei ole võimalik. Ehk siis need asjad, majandus, julgeolek, energeetika on kõik omavahel väga tihedalt seotud. Aga siit läheme nüüd täiesti Eesti teema juurde ja selgub, et küll Euroopaga võrreldes Eesti miinimumpalga ostujõud on muda liigas, Lauri. Miks siis selline olukord on juhtunud? No see ei ole ainult energeetika, et siin peab olema ka mingisuguseid muid hoobasid. See on see, et kurb rekord on ju. Et jällegi Eesti on nii-öelda esireas negatiivsete näitudega ja see tähendab seda, et lihtsalt inimesed on jäänud vaesemaks kogu selle viimase perioodi jooksul ja eelkõige on seda mõjutanud loomulikult maksutõusud. Need on need otsused, need on strateegilised otsused, mida on teinud praegune valitsus, tõstes erinevaid makse, tõstes erinevaid teenuse hindu, mis siis riigi erinevad institutsioonid siis osutavad. Ja see on loomulikult lumepalli efektina ju läinud ju edasi majandusse ja erasektorisse ja me näeme seda igapäevaselt, kui me tarbime mingit teenust, ostame toit, oleme toidupoode. Ehk siis see kõik, mis need otsused sündisid valitsus ja Riigikogu kinnitas ära, need on otseselt mõjutanud meie igapäevast toimetulekut ja meie ostujõud on Euroopa Liidu kõige madalam. Me oleme allpool Lätit, me oleme allpool Bulgaariat, mis siis, et meil on tõusnud miinimumpalk, mis siis, et meil on tõusnud ka pensionid, nii nagu need indekseerimised on tavapäraselt toimunud, aga sellest ei piisa. Ehk siis hinnad jooksevad eest ära, see on väljendunud selgelt inflatsioonis, need numbrid on tegelikult ju ka välja toodud, kui palju need kõik maksutõusud on inflatsiooni mõjutanud. Ja selle peale siis jällegi, et esmaspäev küsisin järgi, kuidas peaminister seda näeb. Peaminister ei soovinud sellele küsimusele vastatagi. Mitu korda küsisin erinevates nii-öelda variantides
et ta saaks aru, millest ma üldse räägin või küsin, ja ta ikkagi jättis konkreetselt küsimustele vastamata, kas ta ei näe selles probleemi, et inimesed ei jõua endale rohkem toitu ega arveid maksta, ja kas ta ei näe probleemi selles, et tegelikult Eesti inimesed on muutunud ühed vaesemateks Euroopas. Kuidas selline olukord juhtuda sai, Mihhail, kui meil on väga palju tublisid ettevõtjaid, kes on pingutanud väga palju selleks, et eksportida, meie majandus on tegelikult ikkagi väga suures osas ekspordile orienteeritud. Miks me ei suuda tagada raha ostujõudu Eestis? No miks sa niimoodi ütled, et kõik on halvasti? Reformierakond andis meile teada, et on suur võit saavutatud, aga... Oota, kelle üle? Rahva üle, et valitsus võitis rahvast. Selles ongi asi, et kui keegi võitis, siis keegi pidi nagu kaotama ja mulle tundub, et terve Eesti on kaotama. Mulle tundub, et Reformierakond ei ole ka midagi võitnud, sest reitingut ju ei ole. No vahepeal see hakkas isegi kasvama, ma arvan, et sellised loosungid ja see niinimetatud maksuküüru kaotamine andis ajutise efekti. Ja mis saab edasi, nagu aeg näitab. Aga vaata, see inimeste ostujõud ei saa käsitleda eraldi majandusseisust. Et need asjad on otse omavahel seotud, et loomulikult kui inimesed vaesuvad, ostujõud langeb, siis ka majandusega toimub sama asi. Ja kui me ju tegelikult hoiatasime, et kui me hakkame täiendavalt kriisi ajal maksustama inimeste ostujõu võimalusi, siis tekib vastupidine efekt, et riik ei saa raha rohkem eelarvesse, vaid inimesed kulutavad vähem ja seega majanduse areng aeglustub. Ja tegelikult tekib vajadus makset tõsta veelgi rohkem. Ja see on juhtunudki. Et tõesti üks kord, siis teine kord, siis hakati vaatama, et mis on veel need võimalikud riigiteenused ja aktsiisid, kust saaks veelgi rohkem riigile raha. Ja tekkis see nõiaring, et selles võib-olla ongi peamine probleem, seisnebki peamine probleem, et valitsusel puudub elementaarne majanduspädevus. Muuseas, mina soovitaksin ikkagi valitsusel veel makse tõsta, sellepärast, et Astrid Winklenil jõudis Rootsis 70. aastatel makse 108% sissetulekust. Et tegelikult ruumi on veel küll. Aga vaata veel üks aspekt, et Reformierakonnale, aga ka teistele, ma ei tea, kuidas nimetada, et liberaalsed erakonnad, meeldib rääkida sellest, et vaadake, Keskerakond alati pakub toetusi nagu lahendamiseks. Ja ongi nii, et operatiivse kriisi lahendamiseks ongi vaja operatiivselt sekkuda ja inimesi nagu toetada. Ja mitte ainult inimesi, ka ettevõtted tihti vajavad toetusi. Ja see ei ole mingi vasakpoolne poliitika. See on tegelikult poliitika, mis on tingitud hetkeolukorraga. Ja see arusaam on suurtes riikides olemas. Vaata, see elektri hindade kriis, ehk siis energeetikakriis, kus me praegu oleme, on täna eelkõige meie riigi mure. Aga kui sa mäletad, veel enne sõja algus oli üle Euroopa suur energeetikakriis.
ja siis sellised riigid nagu Saksamaa ja mitte ainult Saksamaa otsustasid, et on vaja toetada nii inimesi kui ka ettevõtted, eelkõige ettevõtted. Ja see oli see hetk, millal eelkõige ekspordile orienteeritud ettevõtted Eestis hakkasid enda potentsiaali kaotama. Ja mõned suur osa nendest hakkasid ka uksed kinni panema. Sest konkurentsivõimekus hakkas langema juba siis 4-5 aastat tagasi, kui plahvatas esimene energiakriis ja meie ettevõtted ei saanud toetust riigi poolt, aga teistes Euroopa riikides ettevõtted said toetust ja loomulikult meie ettevõtted ei olnud konkurentsivõimelised. Ja siis nad hakkasid ka kaotama enda osa Euroopa turust. Need asjad niimoodi ongi omavahel seotud. Aga nüüd meil on mõni hetk veel, me peame ühte väga olulist teemat veel siin saate lõpus lahkama. Eelmisel nädalal juhtus selline lugu, et Eesti Vabariigi presidendist sai märklaud number 1, et kõik, kes tahtsid noolt visata, seda ka tegid. Ja nüüd minu arvates on nagu selline suur küsimus, et kas selleks, et populaarsest presidendist lahti saada, tuleb teda näidata siis sellises erakordselt halvas valguses. Oli värske uuring, mis näitas, et Alar Karis toetab 58% Eesti inimestest populaarsuselt ja Arvo Pärt oli alles teisel kohal 55-ga. Et kas need on omavahel seotud? Tead, loomulikult see, mis toimus eelmine nädal, et eks ta oli väga inetu. Ja minu arust oli väga inetu, et selline löök tuli Välisministeeriumi välisministri näol selle asemel, et juhul kui on midagi jäänud nii-öelda arusaamatuks, selle asemel, et võtta telefon kätte ja helistada siis presidendile ja siis täpsustada erinevaid siis sõnumid, mida tol ajal president andis. Selle asemel otsustati tegelikult alustada ametlikku siis avalikku nii-öelda sõda. Ja võib-olla see oligi eesmärk. Ja ma arvan, et vaadates praegust seda aastat, kus me oleme selgelt presidendi valimiste aastas, seda mängu, sisepoliitilist mängu alustati ja seda tegelikult me ei saa ja ei tohi endale lubada. Me ei saa seda lubada praegus olukorras, me ei saa seda lubada väikse riigina. Ja loomulikult me näitame selgelt nii välismaailmale, mis meil siis tegelikult toimub, et isegi sellise väikse riigis me ei suuda nagu omavahel kokku leppida väga olulistes küsimustes ja presidendi staatus ja valimised on loomulikult oluline küsimus ja see ei näe üldse hea välja ja seda märkavad väljaspool Eestit ka. No Mihhail, kas on siis nii, et presidendiks kõlbab ainult selline inimene, kes Eestis põhimõtteliselt ei olegi elanud, kes tegeleb ainult välispoliitiliste ajalehtede lugemisega, nagu viimasel ajal Eesti ajalehtedest ja portaalidest mulje on jäänud? No, alustame sellest, et meie presidendi valimissüsteem soodustab sellist lähenemist, et on mingi kitsas ring inimesi, kes omavahel otsustab, kellest võiks saada president. Et tegelikult me peame tunnistama, et niimoodi see asi käibki. Et on olemas suhteliselt kitsas ring, ehk siis koalitsiooni erakondade juhtkond, kes mingi hetk istuvad ja siis hakkavad arutama, kes see võiks olla. Ja kui president saab olema valitud Riigikogus, siis tõenäoliselt see saabki olema kitsa ringi inimeste valik. Kui Reform, Eesti 200 ja tõenäoliselt sotsid koos nendega omavahel lepivad kokku ja kedagi valivad. Muidugi ideaalis võiks olla nii, et kõik erakonnad omavahel lepivad kokku. No, sellist võimalus ma täna kahjuks ei näe. Ehk siis laiem ring tekib ainult siis, kui Riigikogu ei vali ja siis peab otsustama valijameeste nagu kogu. Siis tõepoolest tekib nagu laiem ring ja siis
on rohkem võimalusi, et see valik saab olema demokraatlik või rohkem demokraatlik. Nüüd see rünnak presidendi vastu, minu arvates see on 100% valimiskampaania. Ma isegi ütleks, et infooperatsioon, et see ei ole esimene kord, see on juba teine katse, kuidas püütakse presidenti diskrediteerida. Ja täna mulle tundub, et keegi seda enam ei varja ka, et käibki presidendi vastane kampaania. Kahjuks ka mõned meediakanalid löövad kaasa. Ja see kõik toimub Eesti rahvusvahelise maine ja ka julgeoleku arvelt. Et kui meie potentsiaalne vaenlane näeb, et toimub selline kodusõda, kui meie liitlased näevad, et me ei suuda suuremate küsimuste puhul omavahel kokku leppida, ja see ei ole isegi kokkuleppe küsimus, tegelikult ju vaidlust, põhimõttelist vaidlust ei ole. Et Eestil on suhteliselt ühine arusaam julgeolekupoliitikast. Aga kuna on soov kasutada sisepoliitilistest küsimustest või sisepoliitilisest võitlusest julgeoleku küsimusi ja rünnata praegust presidenti selleks, et teda diskrediteerida, siis ju tekib ju selline arusaam, et meil ei ole ühtsust. Ja see on kõige ohtlikum signaal, mida me praegu andsime nii potentsiaalse vaenlasele kui ka tegelikult liitlastele. Ja vaata, ega muster on ju sama, et seda julgeolekukaarti on kasutatud ka erakondade vastu, erinevate erakondade vastu. Seda julgeolekukaarti on kasutatud ka siin Riigikogu saalis. Kui me selgelt andsime märku, et üks või teine otsus meil ei sobi või see eelarve ei sobi, maksutõusud sellisel näol ei sobi, siis jällegi oli julgeolekukaart laual. Ja nüüd kasutatakse sama julgeolekukaarti siis uues mängus, mida nimetame presidendi valimised. Ehk siis nii muster on sama, jõud on samad ja see kindlasti ei ole jätkusuutlik ja see kindlasti välismaailmas meie nagu riigi staatust devalueerib. Vaata, kui isegi juhul, kui keegi julgeb välja tulla Rail Baltica projekti kriitikaga, isegi nende suhtes peaminister ütleb, et te olete julgeoleku oht. Ja see on see kaart, nagu Lauri ütles, mida täna poliitikas, aga kahjuks ka ühiskonnas kasutatakse peaaegu igas valdkonnas. Kui sul ei ole mida vastata, kui sul ei ole argumente poliitilises vaidluses, siis sa ütled, aga te olete julgeoleku oht. See on päris kurb, et me ise õõnestame oma jalgealust mitmes küsimuses, aga tänase Keskhomiku külalised saate tegijad olid Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Keskhomik jälle täna nädala pärast.